Tere, mina olen Mikk Kingo Speitsist ja nagu sa tead, siis Kingo Speitsi tunnuslause on purunematu keha ja vaim. Purunematu keha on kontseptsioon, millest meil on väga lihtne aru saada, see tähendab seda, et sa oled tugev, kiire, osav, jõuline, terve, energiline. Aga mis asi on purunematu vaim? Kui purunematuks kehaks me kõik saame aru, et me peame käima trennis, aastast aastasse treenima ennast selleks, et olla tugev ja kiire, siis tugev vaim või purunematu vaim on asi, mida me võtame iseenesest mõistetavana. Ja juhul, kui sul see purunematu vaim või tugev vaimsus kuidagi mõranema hakkab, siis see inimene tunneb, et on kuidagi vähem mees ja teised hakkavad võib-olla ta peale näpuga näitama. Nii et me põhimõtteliselt eeldame, et inimene tuleb juba emaüsast välja väga tugeva vaimsusega ja väga tugeva vaimuga. Tegelikult see niimoodi ei ole. Me sünnime füüsiliselt nõrgane, me sünnime vaimselt nõrgane. Ja selleks, et saada füüsiliselt tugevaks, me peame trenni tegema ja selleks, et saada vaimselt tugevaks, me peame täpselt samamoodi aastast aastasse väga regulaarselt trenni tegema. Mingil põhjusel on sotsiaalselt väga aktsepteeritud see, et kui sa ei ole tugev või kui sa ei ole kiire, et see ei tee sind kuidagi vähemaks inimeseks. Aga see, kui sul hakkab vaim mõranema, et siis see kuidagi teeb sind vähemaks inimeseks ja sellest ei räägita, kui inimesel on mingisugused psühholoogilise probleemid või tal on stress või depressioon. See on täielik nonsense. Nüüd ma tahangi sinuga jagada vaimu treenimise 4 erinevat faasi ja ma alustan kõige madalamast faasist ja see on faas, kuhu me kõik sünnime. See on paratamatu, me alustame alati alt. Esimene faas, mida mina kutsun kõik juhtub minuga faasiks, on faas, kus veedavad enamus aega suurem osa inimkonnast. See on omamoodi ohvrimentaliteet, kus inimene tunneb, et kogu maailm on kuidagi tema vastu ja see on selline tingimuslik elamine. Mul on väga hea äriidee, aga mul ei ole algkapitali selle ideega pihta hakkamiseks ja see tähendab seda, et ma ei saa miljonäriks. Või siis, et ma oleksin kindlasti suurepärases füüsilises vormis ja käiksin trennis, aga mul on töö nii stressirohkem, mul ei ole aega, mul on kodus 2 väikest last ja nii edasi. Ja, et inimene seab endale tingimusi, miks ta ei ole edukas või miks ta ei suuda midagi saavutada. Sellised inimesed ei julge riske võtta, nad ei julge ise midagi ära teha, nad kardavad kriitikat, aga samas nad on ise esimesed, kes teistele kriitikat jagavad ja kes tunnevad kahjurõõmu, kui kellelgi midagi ebaõnnestub. Sellepärast, et see on ettekääne, miks ise mitte midagi teha. Selliste inimeste pealt toitub näiteks kollane meedia. Need inimesed elavad kõigi teiste elusid välja arvatud iseenda elu. Nii et jah, see on selline kõik juhtub minuga mentaliteet. Küll ma oleksin, teeksin, suudaksin, kui ainult oleks nii, naa või kolmandat moodi. Nii et mõistlik on kiiresti areneda teise faasi. Kõik juhtub minu tingimustel faasi. Ja ma usun, et mul on õigus, kui ma eeldan, et suure tõenäosusega sina ja enamus sinu sõpru ja ka King of Speitsi kliente veedab väga palju aega selles faasis. Mina niisamuti. Seda faasi iseloomustab mõistmine, et käed püksitaskus eduredelil üles ei roni. Sa saad aru, et sul on mingid eesmärgid ja nende eesmärkide saavutamiseks peab tegema palju tööd. Sul on järjekindlus, sul on püsivust, sul on soov, sul on tahtmine ja sa lähed ja tahad oma eesmärke saavutada. Nii nagu ma ka oma eelmises stressi videos rääkisin, siis sellise mentaliteediga on üks hästi suur probleem. Ta on meeletult väsitav. Sa tahad läbi kiviseinte minna selleks, et oma eesmärke saavutada. Üks kiviseint teise järel sa raiud, see tempo, millega sa edasi liigud, on kohutavalt aegla. Sa üritad muuta maailma, aga maailm ei taha muutuda sinu reeglite järgi. Väga palju tegude inimesi, väga suures saavutusvajadusega inimesi on selles faasis kinni ja ühel hetkel nad lihtsalt avastavad ennast depressioonist, kuna nad on endast nii palju andnud ja see, mis nad vastu on saanud, on suhteliselt vähe. Lisaks veel see, et kõrval on parastajad ja näpuga näitajad, kes on väga õnnelikud, et sul hästi ei lähe. Seda öelnuna siis loomulikult esimesest etapist teise etappi või teise faasi jõudmine on tegelikult meeletu selline paradigmaatiline või mõttemaailma muudatus ja see on kahtlemata õige suund. Õnneks on olemas aga 3. faas, kõik juhtub minu jaoks faas. Ma toon näite. Sul on kindlasti mõni sõber, kes on sama töökas, sama eesmärgikindel, sama aktiivne kui sina, aga ta mingil põhjusel tundub, et saavutab eesmärgid oluliselt väiksema vaevaga või vähemalt ta ei ole nii stressis, kui sina võid teinekord olla. Et tal lähevad need asjad kuidagi palju sujuvama. Miks see nii on? Teda ja sind eristab tegelikult ainult üks väike nihe sinu maailma nägemuses või paradigmas ja see on aktsepteering. Ja just see sama sõna, aktsepteering, eristabki teist faasi 3. Sa aktsepteerid reaalsust. Sa ei suru enda maailmapilti või maailma nägemust oma ümbritsevale peale,
vaid sa aktsepteerid, mis on reaalsus ja seesama aktsepteering võimaldab sul silmaklapid peast ära võtta ja näha teid, mis lähevad tegelikult ümber nende samade seinte, niimoodi, et sa jõuad oma sihtmärgini palju kiiremini, palju väiksema vaevaga. Kui teises faasis olevad inimesed jäävad oma takistustesse kinni, nad elavad neid asju üle väga, siis kolmandas faasis olevad inimesed ei jää nende takistuste taha kinni, vaid nad lähevad ümber. Nad on palju loovamad nende takistustega võitlemisel, mis elu neile ette viskab. Ja ma ise arvan seda, et kui sul on sisemine soov midagi siin maailmas korda saata, midagi reaalselt ära teha endast, jälg jätta, siis see kolmas faas on tegelikult see kõige õigem faas, kus olla ja kus sa käid siis eluga ühte ja sama rütmi. Seda öelnuna on olemas ka neljas faas, siis on päris esoteeriline faas, aga vaimsuse kõrgem aste peabki olema esoteeriline ometigi. Ja selle faasi nimi on kõiges olen mina faas. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et sa tunned, et sina oled kõigis, et sina oled maailmas, et sa kaotad ära selle enda ja maailma vahelise eraldatuse, et see on sinu füüsiline keha ja ülejäänud on mingisugune asi, mis toimub sinust väljaspool, vaid et kõik oled sina. Kusjuures suure tõenäosusega sa oled seda tundnud. Kui sa oled näiteks reisile, sa näed mingit hingematvat, võimast loodusvaadet, siis murdusa sekundist kuidagi hing avardub sees. See on see sama, millest ma räägin, kus sa ei tunne ennast kui indiviid, vaid kus sa tunned, et sa oled loodusega üks osa. Midagi sarnast, kus juures raporteerivad astronaudid, nemad kutsuvad seda overview efektiks või siis eesti keeles võib-olla siis nagu ülevaatamise efekt või ülevaate efekt. Et kui nad on üleval kosmoses, nad vaatavad maad, siis nad enam ei tunneta rasside või inimeste vahelisi probleeme, muresid, vaid nad tunnevad, et nad on selle maailmaga kuidagi üks osa. Ma ise muidugi arvan seda, et sellist faasi nagu pika aja vältel hoida on põhimõtteliselt võimatu või ma ei tea, kui püha mees sa pead olema selleks, et sa suudaksid selles faasis viibida. Aga vahel arva sellesse faasi sisse astuda ja kusjuures me teeme seda, see on päris tore. Nii et need olid need 4 faasi. Kusjuures ära arva seda, et see ühest faasist teise liikumine on selline väga selge samm, et keegi surub sul kätte ja annab diplomi. Ei ole nii. Isegi siis, kui sa enamus ajast veedad kolmandas faasis, siis sa võid vahepeal kukkuda teise, võid vahepeal kukkuda esimesse faasi, kui sul on paha päev. Näiteks mina täna hommikul seda videot ette valmistades asjad ei läinud nii, nagu ma tahtsin, et asjad läheksid ja siis ma balansseerisin esimese ja teise faasi vahepeal, ma olin päris tige kõige peale, ma olin enda peale tige, asjad ei läinud nii, nagu ma soovisin, aga tähtis on see, et sa avastad, et sa oled tagasi kukkunud esimesse või teise faasi ja kutsud ennast korrale. Lihtsalt oluline on see, et sa veedaksid võimalikult kaua aega mõnes kõrgemas faasis. Nii aga sellel inimesel, kes on esimeses faasis, mõned head päevad või head hetked, kus ta näitab üles armastust või lugupidamist teise inimese vastu või mõistmist, aga sellest on vähe kasu, kui ta 90% ajast istub seal esimeses faasis. Ma loodan, et see video pani siit natuke mõtlema selle üle, kuidas enda vaimu treenida, millised need faasid on ja kuhu edasi liikuda. Loodan, et sellest oli sulle abi. Kohtume varsti.